No nii, tulin täna ka siis esimesel proovima, kuidas täna on. Ja nüüd ei läinud nii kaugele kui eelmine kord. Ja mul on selline tunne, et tegelikult täna võtab koha kuskil. Nüüd kui eelmine läks katki, siis ma nüüd püüan pöörlevaga ja eile võttis seda pöörlevat 2 korda. No nii, mul on ettepoole vist väike naaber tekkinud, kui ma aru saan. Ja see ei meeldi mulle kohe üldse mitte. Ta nüüd eestpoolt hakkas püüdma. Rikub mu kalapüügi ära. Aga nüüd ma lähen sellele kohale, kus see selline kalamees ees ära rikkus juba arvatavasti. Võib-olla mitte enda elu esimese jõeka. Ainsa mõõdus, mis ma saan tal on. Saingi ma tegelikult teiste meeste järel. Nii. Ja. No nii, näitan teile näoga ära selles videos siis. Et ma võiskasin endal landi teise kaldast täiesti kinni. Näitasin, et lihtsam viis on mitte seda tirida ja loota parimat, vaid olla seda teisel poole vabastama. Nii, ma pean nüüd teiselt kaldalt õnge hakkama otsima. Õnge teisele kaldale, ritve. Ja ritve. Et ja läinud on kuskil siinpool kinni. Rehtu on seal. Läinud on. Muidugi seda polekski lahti saanud. Tegelikult ühtemoodi võib-olla oleks, aga teiselt poolt ma ei näe. Ma olen ta puusse kinni ka tõmmanud. Võib sinna jääda. Ei juhtu midagi. Et ega selline see ongi see kalapüük. Näete, ma tahtsin seda ka näidata veel, et siin on see post on ja mitte ühtegi kinnitust küljes ei ole. Kaamerale on ainult see magnetkorpus ümber olema. Kaamera läheb lihtsalt selle posti külge. Täiesti ilma mingi kuradi statiivita. Nii mugav, nii äge. Varustus on siis selline, et kattida igast kõlar on üleval sahvlis ja landid on aluti sahvlis ja siis kaameral on siin see magnetkinnitus. Ratas vedeleb siin ja õngeni on veel natuke maad ja kohal olen siis tuleb järgmine klipp. Nii, aga teeme vahelduseks sihukese klipi, et kui nüüd keegi jõekavend, kellel on auto ja kes raatsib sõita, et ja on nõus, et mind peale võtma, et võiks koos midagi kuhugi avastama minna või saaksin ka rohkem käia kuskil mujal püüdmas, kus päriselt nagu 100% kindel on, et kala tuleb. Nii, ja nagu ikka siis hea nuga tuleb ka alati kasuks. Et mis ta oli nüüd? Fälgni Venice 1. Et kõik, mis ette jääb, või on vaja kuskil kasutada, siis sellega saab väga hästi maha võtta, et see võtab päris hoogsalt ja jääb ka peale seda teravaks, et sellise asja ta lööb tegelikult ühe korraga läbi, kui õige nurga alt lüüa. Natuke siit oli praegu nätsa, hops. Et saab võsa endale eest ära. Ja väga hea asi, massi poolest ka ja äge. Ridva jätsin korraks sinna maha, et saaksime võsa eest ära võtta ja edasi liikuda rahulikult. Jah. Midagi silma ei tuleks. Jah, aga see selleks siis edasi.
Kalgniven S1. Nii, aga ma lähen siit välja ja vaatab siis uuesti, kui rattaga väljas olen. Nii. Ratta jätab siia posti najale ja käib siin veel paar korda mõned kohad läbi ja siis sõidab minema kellama hetkel ei saagi. Ja. Nii, ja nüüd siit poolt paneb lihtsalt sirgelt. Nii kaugele kui pool kannatab, kui palju nööri on. Võib-olla on võimalus, et isegi tuleb midagi. Nii, just oli võtt. Nii, ja nüüd tuli kala ja mis asi tuli? Väike jõekas. Väga hea, et see kaamera nii kiiresti käima läheb. Ja täiesti teiselt poolt. Väga hea, et ma ära ei läinud. Oi, kui ilus. Ma pole nii ammu kala saanud ja nii ma kala näin. Oi, väga hästi on kinni. Yes. Lõpuks ometi tuli jälle üle väga pika aja kala. Ja veel normaalne siuke pikk. Mõõdus ei ole, aga väga hea. Olen nii ammu kala näinud. Yes. Ma mõtlesin, et see on mul viimane või eelviimane või ise ei lähe minema, aga nüüd tuli. Yes. Ühesõnaga veel toimib, saan veel kalal käidud. Ja. Aga proovime natuke edasi siis. Veel on valgust, et proovin siit poolt veel natuke püüda ja äkki saan suuremagi. Jah. See andis väga palju lootust praegu. Ja väga tore, et see lant ka ära sai testitud. Selline lant on siis. Nii, aga ma võtan ta kiiresti lahti ja lasen tagasi. Ja. Mine. Mõtleb natuke ja väga kaua mõtleb. Nii, aga tore, et üle aasta vist ei, aastat ei ole möödas, ei ole. Aga üle mitme kuu käsi uuesti valge ja tuleb välja natuke verine ka, et natuke verd veel tuli sealt mokast. Ja ma viskasin jälle randi teise kaldanurka kinni ja lähme uuesti järgi siis. Seekord juba nii, et ma nägin, et pole mõtet seda tirida, võib-olla isegi tuleks tiritsi lähti, ma väga ei usu ka. Ja mul on kiirem minna järgi talle. Ja. No nii, siit kuskilt see kala ka tuli. Ritt on seal ja nöör on mul siin kõige kohal. Näed see ripub, vaatame. Natuke väga valest kohast tulin sisse. Aga nüüd murrame ennast sinna nööri juurde välja ja või randi juurde õigemini. Nii, kus on? Leidsin. Nii, läbi suure jama ma sain selle landi lahti endal. Kell on 17.39. Ma proovin, kui ta nüüd... Ma loodan, ma sain ta täiesti lahti. Ma jäin seda nööri enam rohkem siin kinni. Ma vaatan, kui ta sassis ei ole ja kõik korras on. Ma proovin natuke tegelikult veel edasi minna, teha veel paar viset. Aga siis on kohe minek, et täna ma pimeda peale ei taha jääda. Nagu eelmine kord nii kotis minema, et viimased paarkümmend viset ma ei näinud mitte midagi. Kui paardist viset. Ja edasi koju sõita ma ka nagu väga ei näinud, et nii, ise läks heasse kohta, aga oi kui halvasti. Ai, üle oksa. Üle mitme oksa või? Ai, see läks väga kõrgelt puusse. Okei, ma vabalt. Oi, mis nüüd juhtus? Tross läks katki. Ja ongi, trossil on nagu puhas lõige. Ja mis puhas lõige? Tross läks puru. Selle kõrisin kokku, ma nägin, kuhu rant vette kukkus ja natuke valgust veel on, ma ei usu, et ma leian selle kahlakatega tuleb teinekord järgi tulla, siia tuleb mingi märk teha. No, umbes nägin, kuhu ta kukkus, ma tegelikult kuulsin, ma ei näinud, aga ma tean umbes.
ma väga ei usu, et ma teda enam siit näen. Kui ma näen, ei, hetkel siin on kummikuga liiga sügav. Kaamerast pole peaaegu üldse põhja näha. Kuhugi siia ta kukkus. Et võtan kutist taskulamp või selle pealambi ja vaatan korra, kus ta vastu räägib. Märgin koha ära, kui niisama kätte ei saa ja ehk siis tuleb teinekord järgi, et siis tegelikult tänane püügipäev läbi. Aga ma veel lõppu ei tee, kaks äkki ma saan selle kätte. Ja. No nii, ma märkasin selle koha umbkaudu ära, et täna ei leidnud ja ei viitsi otsida ka. Et küsin sõbra või tuttava käest küsin magneti, tuleb magnetiga siia siis järgi sellele ja nii ta jääb. Rida panin kokku. Subscribe, like, comment, share ja näeme järgmises ja saame veel kala siis. Ma hakkan kodu sõitma, jah.